tere tulemast, uus saade, iganädalane saade Einari, minu kanalis, YouTube kanalis on see uus saade, siis iga nädal nüüd hakkab jooksma ja selle nimi on Einari jututuba. Tere tulemast Einari jututuppa esimesse ossa. Milline privileeg. Täna, millest me siis räägime, milles see saade üldse on? See saade on väga lihtsa süžeega nii-öelda. Siin saates me räägime elust, ilmast, kõigest, mis meie ümber toimub, tõsistest asjadest. Kui saab ka nalja, alati saab nalja, kui väga vaja, kui tahta. Tänases saates on teemaks kirjandus, raamatud. Inimene on väga loov, inimene loob väga palju asju, inimene loob ning inimene on loonud ning loob edasi ka selliseid asju nagu on raamatud, neid tekib miljoneid, isegi miljardeid iga kuu. Ning tänases saates me räägime ühest Eesti loojast, ühest väga andekast inimesest, kes kirjutas raamatu. Selle raamatu võite leida kohalikest raamatukogudest ning ka raamatupoodidest loomulikult. Kui ma ei eksis, ta maksis 789 krooni. Nii, tänases saates ma tahaks siis teile lugeda ette ühte lõiku sellest raamatust, sellest minule avaldas see sügavat muljet ning puudutas mu südant. Nii, et see lõik on järgmine. See on siis esimene peatükk sellest raamatust. Ning ma loen. Kelle telefon see on? Nii tülikas helin. Lõppe juba sammud. Yes, lõpuks. Segadus, värvid, uimasus. Ta ärkab üles, kaetud üleni külmas higis. Vaatab ringi, hämaran. Suleb silmad vaikselt, uimaselt, vihaselt. Ärkan jälle, higistan jälle, vastik. Poiss tõuseb istuli, nägu verine, tähendab higine. Õues päike vaikselt juba paistab. Teised magavad veel. Mõtleb oma une peale, millest just ärkas. Mõtleb, kui kõva ta türa praegu on. Meenutab magusalt, kuidas ta oma noort õpetajat tühjas klassiruumis nikkus. Ta sai esimest korda nikku. Kas saaks praegu veel õnnelikum olla? Kas saaks tema bokserites praegu veel rohkem ona olla? Aitäh vaatamast. See oli Einari jututuba, osa 1. Kohtumiseni järgmisel nädalal. Tšau!